Kust tuli selline idee korraldada selline metsa varjundiga keskkonnanädal siin koolis? Et meil õpetaja ütles teema, mida me võiksime teha siis. Et meil on traditsiooniliselt, meil on iga aasta keskkonnanädalad ja selle aasta teemaks siis kooli juhtkond siis otsustas, et teemaks on mets. Ja siis meie otsustasime, mõtlesime, keda kutsuda ja siis kutsusime erinevaid oma ala professionaale kohale. Millised üritused siin selle nädala jooksul aset leidsid? Fotonäitus oli meil fotokonkurss, keskkonnaviktoriinid olid erinevatele vanuseklassidele ja loengud siis üritasime vähemalt kuni 6. kuni gümnaasiumini siis igas klassis vähemalt ühe läbi viia, et väiksematele siis ongi linnumajade meisterdamine koos siis metsateemalise loenguga. Ja milline neist üritustest oli kõige selline, ütleme, osavõttu rohkem? Kõige osavõttu rohkem kindlasti see linnupesade meisterdamine ja oli ka Erik Konse loeng puitarhitektuurist. See oli siis 12. klasside õpilastele peamiselt mõeldud ja neile väga meeldis see. Et vastuga oli nagu see, ka tagasi saime, et siis see oli nagu hästi positiivne. Milline on selline keskmise kooliõpilase kogemus ja selline arusaamine üldse metsast teie hinnangul? Ma arvan, et nende jaoks on ikkagist mets koht, kuhu minnakse klassi ekskursiooniga. Või siis telkima või nagu lõket tegema, aga väga suhteliselt harva ikkagi, et ta ei ole ikka see, mis kunagi oli, et kui ma tahan rahulikult üksinda olla, et siis ma lähen metsa jalutama, et pöördame metsasti kaugele, eriti veel Tallinna koolides, et kindlasti tuleb ka väljaspoolt, aga ikkagi nagu aega jääb hästi väheks, et vaba aega on üldse tänapäeva noortel hästi vähe ja metsas veetmiseks on, see ei ole, ütleme, nii populaarne, kui tahaks, et oleks. Näha oli ka keskkonnaviktoriinist, et noorte teadmised metsast on suhteliselt piiratletud, et oli päris palju gümnaasiumiõpilasi, kes ei teadnud, et on tihedam puu Eestis või midagi kõige tihedamini on mänd ja et kõige kõrgem puu on kuusk, mis on kuni 42 meetrit kõrge, et sellised nagu üldised teadmised isegi on nagu hästi napid. Kas sellest nädalast inspireerituna võiks, ütleme siin järgnevatel aastatel asi veel tõsisemaks minna, et sarnaseid üritusi just metsa teemalisi võiks ka veel mõttesse tulla teil? Ja ma arvan kindlasti, et selline väga mastaabne üritus me arvan, et kindlasti teeks, et kus oleks siis mitme kooli õpilased, et kas siis mõni ekskursioon, mets, ka loeng. Mis on teie jaoks mets? Mets on harmoonia minu jaoks. Mets on koht, kus sa nagu oled sina ja sina ise. Ühesõnaga, oluline on säilitada ümbruskonnas siiski vana metsa ja tänu sellele, et mul läheduses on ka vääriselupaik, siis ma nagu ei tunne hirmu selle pärast, et tulevikus kotkale uusi võimalikke pesapuid pole. Kotkad reeglina on territooriumi truud. Kui ka üks paarilistest hukkub, kuna nad talvituvad Aafrikas, üldiselt Kesk- ja Lõuna-Aafrikas väga pikk ränne on, siis paljugi, mis teel juhtuda võib, teatud riikides isegi tulistatakse ülelendavaid linde. Nagu oli ka juhus kord siin Eesti riigis. Ja selle tõttu kotkad võivad oma paarilisi vahetada, aga reeglina üks lindudest ikkagi tuleb ja hoitakse oma territooriumi. Territooriumi suhtes ollakse üsna kadedad ülejäänutega ja hoitakse teistesse suhteliselt vaba. Ei tule siia kotka kõrvale hiireviu ega
rongad küll pesitsevad, aga nende pesitsusajad ei lange kokku ja nad üksteist ei sega. Kui see pesa enam kotkale millegipärast ei sobi, siis võib juhtuda, et kotkad ehitavad uue pesa ja see uue pesa otsimiseks tasub vaadata üsna lähikonnas. Teinekord minul oli siin metsas seesama juhus, et umbes 100 meetrit vahet valiti teine puu ja ehitati uus pesa. Nii et asjad võivad muutuda. Aga vahel metsaomanikule tundub, et see pesa on juba hulk aega asustamata ja kotkaid ka liikvel pole näha. Siis tegelikult kaitsekohustus jääb veel tükiks ajaks pidama. Kui kauaks seda ma ausalt öelda ei tea, sest kui mingid tingimused vastavad kotka elupaigale, siis päris kauaks ilmselt jääb see kohustus seda pesaala kaitsta. Metsaomanik võib saada, kuidas öelda, hüvitist selle metsa majandamata jätmise eest ainult ühel juhul. See on siis, kui näiteks minu puhul siin väike konnakotka pesa jääb Natura alasse ja Natura toetuste kaudu ei hüvitata mitte seda kotka pesa, vaid lihtsalt seda metsa kui Natura metsa. Minu puhul on tegu tulundusmetsaga, ei mingit Naturat ja ei mingit toetust ka. Mina seda ei karda, et või ühesõnaga minu mõtteviis on selline, et kotka olemasolu on hoopis olulisem kui see raasuke tulu sellelt metsalt. Kõik, mis kasvab, ei pea tingimata saama rahasse ümber arvestatud. Osa asju võiks olla ka loodusele ja ei ole vist toredamat tunnet, kui peatud siin metsaserval kusagil põllu ääres ja siis kotkad lendavad su pea kohal. Kui nad peaaegu tunnevad iga päev su auto ära, teevad tiiru auto kohal, vaatavad peaviltu, kas on oma või ei ole oma. Minu meelest need tunded kaaluvad ülesse mingisuguse puidukoorma hinna. Et tähtavasti siis üks selline tugisüsteemi arengutapp on nagu öelda läbi saanud, et kuidas sellesse nüüd suhtuda? Tugisik oli oma ajas hea, aga kaua teda siis oleks võinud veel hoida, võib-olla aasta või 2 või samas oli ju kõigil nagu arusaadav, et see asi saab läbi ja selle nii-öelda kunstlik alles hoidmine, ega see ei oleks, ma arvan küll, midagi juurde andnud. Kuidas metsaomanikud huvitav siis suhtuksid, et kas nemad pigem kaotaksid sellest käesoleval hetkel või siis? Ma arvan, et tava metsaomaniku jaoks ei muutunud mitte midagi. See võib-olla ütleme hästi lihtsalt, et need 16 inimest, kellel oli ennem nagu oma siukseid lihtne, natukene lihtsam oma siukest liikumiste bürokraatiat korraldada, siis see mõjutab 16 inimest. Nad on ka metsaomanikud, nendega jaoks muutus midagi, eks, aga ma arvan, et ülejäänud Eesti 97 000 metsaomanikku vaevalt, et nad need mingit muutust üldse tajuvad. Nüüd olles endine tugisik ja samas ka nüüd ikkagi metsaviistu aktiivne juhatuse esimees, kas nüüd selle kuu aja jooksul, mis nüüd see periood on, kas on sinu poole pöördatud veel nüüd kui tugiisik või ikkagi on pöördatud juba selliste ikkagi konkreetse küsimusega? Ma arvan seda, et see nii on nii väike koht, mina olen ikka mina ja et kas see tiitel, mis seal on, et ega ma arvan, ma olen ennast nagu kõige rohkem ikkagi teadvustanud selle metsaühistu juhatuse liikmena, et selle vastutusega, et eelkõige, et ma arvan, et seal ei ole vahet, et me ei ütle metsaomanikule, et
mis see pole minu mure, et Hiiumaa Metsaseltsi põhimõte on ju ikkagi see, et meil oleks metsaomanike huvid kaitstud ja see, et kuidas kellegi visiitkaardi peal nimi on, see ei oma mingit tähtsust.